Tere teile! Tere tulemast Merle kodusesse kokaklubisse. Olen Merle Vahan, Tupperware Eesti esitleja ja täna on mul hea meel teile tutvustada Tupperware silikonvorme. Kohe-kohe on tulemas sõbrapäev, siis tulevad sünnipäevad, emadepäevad, jõulud, millal iganes. On meil erinevaid mõtteid, kuidas küpsetada ja teha midagi toredat jälle natuke teistmoodi. Ja selleks on Tupperwarel olemas ideaalse lahendus, meie Tupperware silikonvormid. Silikonvormid, milleks on siis hetkel, millest me täna räägime, on tassikoogivormid. Kas teile meeldivad rohkem sama taignaga väiksemaid teha või te soovite teha suuremaid variante? Te isegi ei pea valima sellepärast, et mina olen alati soovitanud, kui teete ühe taigna, pange nii nad erinevatesse vormidesse, et tekib tunne, et laual on erinevad küpsetised, kuigi taigen on sama. Ja just nimelt veebruaris on selline hea pakkumine, võite osta eraldi, aga võite osta ka koos. Tassikoogivorm, mis on siis 6 tassikoogile, kui kätte võtta paras biopesa suurus, mõõdult 125 milliliitrit, on ideaalne küpsetamiseks. Mikrolaineahjus, elektriahjus ja võite ka panna sügavkülma. Kui soovite teha erinevaid tarretisi, kõike selliseid on teil võimalus teha nende vormidega. Väikeste tassikookidega on sama välismööt ja 15 väikest tassikooki ühe korraga. Miks on Tupperwarel selline mööt just nimelt? Sellepärast, et ahjurestile mahuksid nad kahekesi kõrvuti. Ja kui me küpsetame, et meil olekski ahju kui kuumus maksimaalselt ära kasutatud. Samas, kellel on väiksemad elektripliidid, kus on ahi sees, siis seal ahjus saate teha ühe vormiga. Samuti mahuvad need just nimelt selles suuruses ka 28 läbimööduga mikrolaineahju. Ja kui te soovite teha erinevaid küpsetisi, siis meie välismöödud kõikidel silikonalustel on samad. Kataloogis on olemas ka selline suur, ütleme, ühe plaadikoogi suurus, aga välismööd täpselt sama. Võite panna korraga tassikoogid ja pitsa, kanatükid ja kartulivormi, mida iganes soovite korraga küpsetada. Mida peab silikoni puhul väga teadma? Ennekõike on silikonvormide puhul oluline, et te kasutate neid sihipäraselt, et ei kasuta siin teravaid riistasid ja alati enne vormi panemist teete külmaveega üle, asetate nad alusele ja nüüd hakkate täitma. Silikonvormidesse täidise pannes on oluline siis, et te tõstate koos restiga ta juba kuuma ahju. Ahi eelnevalt soojendada. Ei määrita, tehakse lihtsalt külmaveega üle, sest silikon on staatiline, võtab kõik karvad, ebemed külge, külmavee alt läbi, asetate kas lõikelauale, kas kohe ahjurestile ja hakkate täitma sellega, mis on teie soov sellel päeval küpsetada. Silikonvormidel on praegu nimeks tassikoogivormid, kes kutsub muffinivormideks, aga tegelikult võime me siin küpsetada mida iganes. Väga oluline on siis teada, et saate kasutada kuni pluss 220 kraadi ja kuni miinus 25 kraadi. Kui te tahate panna sügavkülma, siis Tupperware 2,25 liitrine sügavkülmakarp on just nimelt ideaalne selle sama silikonvormi jaoks, millega te saate, üllatust, siin sees on juba tehtud valmis omletid. Saate selle sama silikonvormi tõsta külmikusse jahtuma. Ja ta on teil kompaktselt koos ja saab transportida kuhu iganes vaja. Nii, aga mida me siis täna räägime veel silikonist? Siis kindlasti on oluline see, et kui nüüd tahame hakata küpsetama, paneme ahju sooja, siis ettevalmistuseks nende samade silikonvormide puhul, nagu ma ütlen, ma soovitan kohe mitu komplekti osta, sest neid ei ole kunagi liiga palju, on väga hea toode, sellel kuul Tupperwarel eripakkumises on Swedish Chef uus vahustaja. Meil on olemas ka vana variandi Swedish Chef, aga siin on siis anu ja vahustaja, aga nüüd on tegu ka 1,25 milliliitrise möödukannuga, mille peal on siis vahustaja ja vahustaja on hästi oluline teada, et üks pii on vahustajal pikem
kui nad nagad on paika pandud, ärge kunagi kasutage tühjalt. Panete vahustaja paika, tõstate ta vormi peale ja nüüd kinnipanemiseks on väga lihtne, kui te jälgite, siin on lukustusmärk külje peal, lukust ära ja nüüd siinsamas peal panete paika ja ongi paigas, korras. Ja nüüd on teil väga hea juba vahustama hakata. Swedish Chefil uuel variandil on kaasas ka lehter. Lehter on selleks, et te saate kasutada majoneesi valmistades, erinevaid kreeme tehes. Siin on möödud peal ja üks variant on lukus, teine variant on lukust lahti. See tähendab, et te saate ise mõõta, palju te panete õli, palju te panete täidist ja kõike seda ühe korraga väga lihtsalt. Nii, oluline siis teada ja samuti on Swedish Chefil peal kiiruse regulaator uuel variandil. See tähendab, et kui te teete tugevamat taigent, te saate reguleerida algul nõrgemalt, pärast tugevamalt, et te saate teha erinevaid vahtusid, erinevaid kreeme, erinevaid täidiseid, mida te soovite kuskile panna. Nii, ja mida me siis täna valmistaksime näiteks? Sõbrapäev on kohe tulemas ja siis on mõte teha midagi soolast, midagi magusat. Et teie aega säästa, siis on mul siin laua peal valmis juba terve rida huvitavaid ja toredaid hoidiseid, suupisteid. Nii, alati meeldib meile soolane enne, eks ole? Näiteks on mul siin valmistatud teile kartuliroosid ja kuidas ma siis ütlen, hakkroosid. Võib öelda nii hakklihaga. Kui teil on näiteks jäänud eelmisest päevast järgi natuke kartuliputru, kui teil on järgi jäänud kedukartuleid, võtke meie Extra Chef, meie hakkija, superabiline, lisage siia, mis teil olemas on, sibulat, natuke sinki, kartulipüreed, muidugi võite ka teha, kui teil on kartulipüreed, siis juba väga lihtsalt kartulipudrunuiaga sellesama täidise ja panete kõik kokku, mida te tahate lisada. Natuke muna, natuke majoneesi, vahustate ära ja muuseas, mis on hästi oluline, siin on kõige suurem abiline nende tassikoogi vormide puhul meie minikulp, mis on kasutamiseks nii parema kui vasakukäelistele ja just see kulbitäis on paras kogus siia muffini vormide sisse. Väga mõnus. Teeme valmis sellise kartulipudru segu, paneme siia ja nüüd on siia peale pandud siis asetatud natuke sinki, natuke brokolit või porrut ja ongi läinud ahju ja tekivad sellised roosikesed. Samamoodi võite teha kartulilaastudega, kartuliviiludega, õunaroose, kõike selliseid. Ei ole ainult tegu muffinitega. Kõikvõimalikud suupisted, isegi õhtusöögi võite serveerida tassikookidena. Palun väga, hakk, kotlett, hoopis teisel kujul, asetatud siia vormi, hakkliha täidis, segatud sibula, natuke muna, nagu teeksite kotletti, aga te säästate oma aega, et te ei pea pliidi ääres vaatama ja panete peale paprikat südamekujuliselt, natuke porrut ja juustu, kuidas just ise soov on ja kui ilus on serveerida sellises Clear-seeria anumas, mis on meie kataloogis kõik ilusti olemas ja alla palun panna sel juhul salatilehed, et ta on ka dekoratiivne ja annab värvi. Täielik õhtusöök, kartuliroosid ja hakkkotletid. Nii, siis kui meil on natuke rohkem aega, aga meil ei ole lihtsalt, me ei taha küpsetada, me tahame teha midagi teistmoodi, siis palun väga. Siin on Clear serveerimiskaus, aga tagurpidi, nagu näete, hetkel hoopis serveerimisalusena. Ja siia sisse on mul valmis tehtud. Nii, päästame, võtame kaane pealt ära, et te siis ka paremini näeksite. Palun väga, kanasült. Kanasült, mis on siis tehtud 4 kanakintsust. Kanakintsud on pandud külmaveega keema, maitsestatud, natuke loorberi, pipart, panin ka sibulat ja keedetud vaiksel kuumusel kuskil tund-poolteist. Nii, et kanakintsudel tuleb lihakondi küljest lahti. Seejärel on võetud kana välja, tükeldatud ja asetatud juba meie tassikoogi vormidesse. Kanaliha tükeldatuna alla panin natuke peterselli ja maisikonservi. Panin peale kanatükid ja nüüd lisasin ka natuke želatiini sellele samale kalerdisele
mis tekkis, mis on siis kurnatud ära ja sellised ideaalsed väiksed süldikesed. ja just nimelt, kui suurt sülti ei taha korraga lahti teha, siis sellised väikesed on väga hea lauale panna ja serveerida. ilus, eks ole? kui me tahame teha hoopis selliseid tarretisekooke, siis tarretisekoogid täpselt samamoodi võime valmistada nende samade tassikoogi vormidena. siin on nüüd kasutatud just nimelt väikeste, kus 15 mini tassikooki tuleb korraga ja siin on all metsamarja tarretis, üks mustikas asetatud anumasse, tarretis peale, lastud ära tarduda ja seejärel tehtud puding peale ja palun väga, tarretise vormid, jälle selline teistmoodi maius. kui me ei taha palju korraga süüa, siis on ju väiksed suupisted paremad, eks ole. aga kui me tahame ikka suuremaid, me ei taha nii väikseid, me tahame suuri, siis on meil võimalus teha loomulikult suure tassikoogi vormiga. ja sel juhul tuleb 6 tükki tarretisi suure tassikoogi vormiga. täpselt samamoodi, all on tarretis, peal on siis marjad ja siis puding. nii, laud kaetud ja selleks kõigeks on tegelikult vaja vaid tassikoogi vorme erineva suurusega, natuke aega ettevalmistuseks ja see kõik on imelihtne. aga kui me tahame nüüd kaunistada, siis kaunistamiseks on ka Tupperwarel sellel kuul, mida ma soovitan soojalt ja kiirelt reageerida. 1-liitrine tordipritskott, mis on nii harva pakkumises, et minu 8 aasta jooksul vaid paar korda. seekord on ta täiesti valge, kaasas on adapter ja adapter asetatakse tordipritskotti sisse, see on pestav, hästi oluline. kaasas on 5 erinevat otsikut. näitan ka lähemalt, neid 5 otsikut on sellised lillemustrid, roosiõit saate teha, pisikest glasuuri, teha moorapäid, biskviiti pritsida. 5 erinevat otsikut ja mis on kõige tähtsam, et need otsikud on kõik väljast vahetatavad. Te panete 1 kreemi sisse ja te saate ideaalselt valmistada erineva mustriga, sellesama kreemiga kaunistusi. nii, ja sellel kuul on ka meil nagu igal kuul hästi tore flyer väljas just tulnud. kasutage seda võimalust, et siin on kindlasti head retseptid sees, siin on pakkumised sees. kirjutage mulle, Merle Vaha, või enda esitlejale, et teil oleks suurepärane ülevaade, mis on jälle pakkumises. ja valmistasin teile kiirelt ka peedimuffinid. peedi ja šokolaadimuffinid, täiesti nisuvabad. 6 kooki 1 korraga valmis, kui kasutate suurt tassikoogi vormi ja paneme nad praegu aluse peale ja tahaks nad ära kaunistada. kaunistamiseks on just väga hea kasutada meie pritskotti. pritskott, mis on siis sellel kuul eripakkumises. võtan enda päev ei näinud, aga väga hoolsalt minu käes kogu aeg käigus olnud pritskoti ja pritskoti täitmiseks on oluline siis adapter paika. nii, siis paneme ta siia anuma peale. nii, ja sel hetkel, kui me hakkame ettevalmistusi tegema, paneme mikrolaineahju ka sulama šokolaadi, et teha šokolaadikreemi. aga ma tahan teile siia serveerimiseks veel näidata ka siis, mis ma valmistasin pärast juurde. nii, teeme kreemi valmis. kreemi jaoks siis valime otsiku. paneme praegu otsikuks sellise kena lillemustri. vastlapäev on ka tulemas, teil on vastlapäevaks kindlasti vaja ka teha toredaid vastlakukleid või hoopis tahate vastlatorti teha, teie valik. nii, ja kui me kasutame segistit, siis segisti anuma peale on just nimelt pritskott väga hea asetada, teil on käed vabad. nii, ja võtame meie Swedish Chef vahustaja, nii. paneme ta õigesti paika. paneme siia vahukoore. võtame vahukoort, nii, ja vahukoort vahustame. kui tahame, lisame natuke suhkurt, kui ei taha, ei lisa, sest me paneme pärast šokolaadi ja muuseas niimoodi on sellesama Swedish Chefiga väga hea teha ka ganaši, näiteks kui te tahate teha šokolaadikreemi ja juhin tähelepanu, et seesama kann on ka mõõdukann, siin on milliliitrid ja ka siin on kilogrammid. Te saate suhkru ja jahu kogused ilma kaaluta selles samas anumas ideaalselt valmis.
nii, praegu me lehtrit ei kasuta. Paneme vahustaja paika. Nii. Paneme vahustaja paika ja hakkame tegema. Nii. No nii. Mis siis nüüd on jälle meil? Nii. Paneme, reguleerime õigeks. Kas me tahame kiiremalt või mõtlemalt? Paneme ta vahepealsesse asendisse. Vahepeal võime vaadata, sest vahukoorega te peate arvestama, et see läheb väga ruttu. Nii. Asend on paigas. Kontrollime, et me ei teeks võiks teda. Kui teeme võiks, siis paneme ürte juurde ja meil on ise tehtud või. Nii, ja põhimõtteliselt juba läheb vahtu. Paneme paika jälle. Vahukoor on valmis. Täpselt samamoodi võib valmistada siin ideaalselt pesee jaoks, biskviidi jaoks. Kõike seda on teil väga lihtne teha. Niivõrd kiirelt. Nii. Valmis pandud. Nüüd võtame šokolaadi, mis on meil siis ära külmutatud mikrokukkannuga. Mikrokukkann on ka sellel kuul pakkumises ja juba järgmine kord teeme mikrokannuga midagi toredat. Šokolaad on sulatatud ja nüüd see sulašokolaad on väga hea lisada siia sama vahukoorele. Kui me tahaksime ilma šokolaadita ainult vahukoorega teha, siis palun väga. Panetegi vahukoore pritskotti. Kaabitsaga puhastades on mikrokukkannust ka ideaalne kätte saada või kust iganes kõik kreem. Ärge seda kunagi unustage, sest see on nii väärtuslik kraam, et seda te tahate ju kõike maksimaalselt kasutada. Ja palun teil ka kommentaaridesse kirjutada, millised tassikoogid on teie lemmikud, mida teie pere armastab valmistada ja mida te ise muffini vormides üleüldiselt teete. Et oleks tore kuulata. Eelmine kord oli mul Ultra Pro koolitus ja siis oli meil üleskutse, kirjutage, mida te Ultra Proga toredat valmistate. Ja seekord kommenteerijate vahel läks loosi õlinõu, mille võitis trummipõrin Liivi Lindsalu. Seekord loosime välja kõigi kommenteerijate vahel minisegisti, mida läheb ka alati vaja. Seega, millised on teie lemmikud, tassikoogid, võite ka mõne pildi sinna alla panna või retsepti, veel parem, et jagate muljeid. Ja ma ei segagi teda täiesti läbi, vaid et ta jääkski selline kirju. Nüüd on meil pandud seesama tordipritskott lihtsalt meie segisti anuma peale, et teda oleks kergem täita. Teil on käed vabad. Kaabitsaga paneme kreemi siia sisse. Ja just nimelt see liitrine on sellepärast hea, et te saate suuremas koguses kreemi korraga ära panna. Mustrid te saate ju muuta, nagu me rääkisime. Aga teil on täitmine palju lihtsam, kui on suur anum. Seega kasutage võimalust. Võtke kohe see nädal ühendust oma esitlejaga ja andke teada, kui teil on soov. Sest nii harva, kui seda suurt varianti on, siis tõesti otsikuid on 5 ja sobib ka teistele erinevatele Tupperware pritskottidele või asjadele. Ja palun väga, täiesti puhtaks saime. Nii, ja nüüd on meil kreem valmis. Samamoodi võite te valmistada näiteks siia sültide peale hoopis mädarõika kreemi. Otsas on sellel samal tordipritskotil klambrid, sellised trukid. Ja siin otsas on, palun väga, selline hea naga, et kui te olete ära pesnud, et te saate panna ta rippu. Keerame ta tagant rulli ja selle sama trukiga kinni. Muuseas, see on ka asend. Kui pritskott on pestud, ilusti ära kuivatatud, mis on väga oluline, et alati ära kuivatada. Nii, ja palun väga, nüüd keerame tagant veel vinti peale ja hakkame kaunistama. Imeilusad peedimuffinid, lihtsalt ja toredalt. Soovite retsepti? Aga palun, Tupperware veebruari flyers on retsept täiesti olemas. Nii, ja kui me nüüd tahame otsa vahetada, siis me keerame selle sama otsiku ära ja paneme teise mustri. Tahame teist mustrit teha.
niisama lihtsalt käibki. Ei pea vahetama, ei pea otsima teisi mustreid. Teist kotti teeme lillelise, aga paneme ka taretiste peale natuke. Nii, palun väga. Teie valik, mis mustrit te teete, kas te tahate roosinuppu teha, kas te tahate lehti. Kõik saavad olla ise kunstnikud. Väga lihtsalt. Kas panete vahukoort, kas panete soolast kreemi, magusat kreemi, kõik teie oma maitse järgi. Ja palun väga, väga mugav hoida, kerge ja lihtne. Nii, sellised magusad, toredad küpsetised on võimalik teha tupperware tassikoogi vormiga, aga meil olid ka soolased, mis ma tahtsin teile näidata, sest kui me räägime tervislikkusest, siis siin on täpselt samamoodi võimalik ära kasutada kõik teie järgi jäänud köögiviljad, teie erinevad suupisted, mis on järgi jäänud, kõik hakite ära, panete sekka muna ja tegelikkuses teha hoopis omlett sellise kujuga hommikul. Kõige tähtsam on silikonvormide puhul, uuesti näitan teile, et silikonvormide puhul natuke, kui te hakkate välja võtma, eemaldate ääred ja lasete jahtuda. Kuskil 10 minutit võiksid silikonvormid jahtuda, muidugi tõstate nad ahjust välja kinnastega. Ja nüüd, kui me tahame siit vormist neid välja võtta, võtame kohe kandiku, võtame aluse, palun väga, ja lihtsalt lükkame. Ja meil on nii lihtsalt tulevad. Palun väga, te ei pea kasutama enam küpsetuspabereid, mille küljest on muffinid nii raske kätte saada ja siia asetada. Ainult külma veega üle ja palun väga, sellised omletid hommikusöögiks. Tehke juurde mädarõikakreem. Panen ka retsepti mädarõikakreemiks, on väga lihtne kasutada meie väikest herbshopperit. Siia sisse paneme natuke mädarõigast kreemi, natuke sinepit, mett, mis me veel võiksime sinna panna, hapukoort, natuke soola, pipart, segamini ja pritskotti. Ja väga tore on muffin, mis on omlett, palun väga, sült kõrvale ja kartuliroos ideaalselt siia juurde. Ja kui see on teie jaoks liiga suur portsjon, siis palun väga, tehke perele suuremad, endale väiksemad ja ongi väga lihtne kaunistada laud kõikide ühesuguste tassikookidega. Muuseas, tassikoogid on ideaalne võimalus pikniku jaoks. Palun väga, ainult tõstame vormi ära. Kõik on valmis. Niisama lihtsalt, ei pea päästma, ei pea nükerdama ja tuleb väga lihtsalt välja 15 muffinit ühe korraga. Need on omletid ja need on magusad, soolased sünnipäevadeks. Ei pea te tegema alati suurt torti. Väga ilus. Olen isegi pulmast saanud muffini kätte, mis on kaunistatud imeilusalt. Ja kaunistamiseks võite te kasutada kas tuhksuhkrut, kas erinevaid šokolaade. Nii, näiteks kui me tahame šokolaadi veel juurde panna, siis šokolaadi võib ideaalselt ka näiteks, kus meie magusad on, siia riivida. Lihtsalt riivime juurde. Kui on valge kreem, on ta paremini näha. Panete peale nonparelle, panete peale, kui teil on lihtsalt tassikoogid, panete peale tuhksuhkrut, et väga palju erinevaid variante. Igatahes ma arvan, et hommikusöögiks, sõbrapäevaks sobib ideaalselt üks selline mõnus kerge omlett, kus sees on siis praegu porgand,